saime. Kui ma lähen katsestarti ja lõpetan katse niimoodi, et ma katse pealist osa väga palju ei mäleta. Et see on minu jaoks nagu selline põhiline asi, et siis ma tean seda, et siis ma tean seda, aeg oli hea, kõik oli nagu hea, kõik klappis. Ja siis ongi selline push'id on selle limiti peal, et siis mingisugune äreda momente sa mäletad ja see ongi see, mis ta mõnu siis nagu tekitab. See on siis minu enda ehitatud Škoda Fabia Proto. Geomeetria pooli see on mul enda kõik välja arendatud. Põhiline teema oligi see, et miks me selle auto ehitasin või mis on see Proto auto nagu meie jaoks nagu eesmärk, oligi see, et oleks odavam sõidukilometraaž ja kõik need jupid, mis siin on auto külge pandud, on enamus on kõik enda nagu välja arendatud, ehitatud, transmissioon, mootori pool ja sellist asjad on jah, ostutükid, aga selline kere pool, õõtsoovad, käänmikud ja kõik selline osa on nagu enda kõik välja arendatud ja põhimõtteliselt see nagu ongi teebki selle detaili hinna nagu odavaks, sest et ma teen selle detaili ise. Jah, päeva lõpuks ma hakkan arvestama oma aega, oma kõiki neid tunde, et siis okei, jah, ta ei tule nagu nii palju odavam kui jah, see poe ostutükk on. Aga jah, täna me seda enda aega me ei arvesta. Okay. Võib-olla ta on hästi nõks tagapool, võib-olla. Ette poole saaks. Vist ei töötan okei. Nii. Jep, siis on sellega hästi. Lühike parem 5 miinus kivikruus, 120, kerge parem, 100, stoppi vist või? Paneme siia lühike parem 6 stopp. Et kuna me saame ainult katset siis läbida 2 korda, siis esimese korra me koostame kiiruslegendi, ehk siis mina võtan kaartilugajale, mis ma tahan nagu siis kuulda või kuidas siis ma teed kirjeldan. Ja siis teine läbimine, siis me kontrollime seda, mis me seal on kirja pannud, ehk siis need Annikas ütleb mulle ette seda, mis siis ma olen, kuidas ma teen kirjeldanud. Ja siis jooksvalt teeme veel mingeid nagu parandusi ja täpsustusi. Ja kui on näiteks mingi koht vajab rohkem mõtlemist või mingit, ei tule kohe mingisugust head sellist sõnade täpsustamiseks, siis paneme mingi video või küsimärk. Me videos siis on aega me siin mõelda, kuidas me seal ilusamini ja paremini kirja paneme. Kui näiteks, kui on saanud kirjutama saab mingi asi nagu liiga keeruliselt kirja, siis on meil see, et me siis videos näiteks on meil aega mõelda, siis me saame selle panna lihtsamini hoopis kirja, et kui me siin läbisõitis saime ja tunduvalt loogilisemalt. Et see ongi siis selline põhiline töö, mida siis sõita ja kaartilugajad peavad peale kirjutamist kindlasti nagu tegema. Kindlasti oleme võtnud mingisugust nüansse Oti ja Martini legendist, et kindlasti olen ka võtnud Neuvilli käest olen saanud nüansse, et kuna me oleme Neuvilliga crosscardi teemasid nagu koos nagu teinud, et siis me oleme Neuvilliga nagu mingisugune nüansse nagu arutanud ja kuidas mingeid asju nagu kirjutada, et siis ta on nõu andnud, et eks neid nüansse saab võtta iga nagu sõitja käest, et kõige lihtsam on nende legendide vaata või üldse sõita ja sisevideosid, kes nagu inglise keeles nagu räägivad, et siis on nagu lihtne, et sa saad nagu aru ja saad kuulata, ja omal ajal oli Colin McRae oli väga hea, lihtne, loogiline legend, on ju. Põhiliselt ongi teine on siis mõeldud selleks, et auto vastaks kõikide turvanõuetele, kontrollivad üle kõik turvavarustuse, nii sõitjate oma kui autos oleva. Ja põhiline ongi lihtsalt see, et oleks kõik vastaks reeglitele, et ei oleks ükski asi aegunud, riided katki, autos mingid nähtavaid probleeme nii-öelda. Ja kõik plussid peab kõlbama olema ka tänavakõlbulik.
Eks paneks ukse piileri peale. Mis sa vaidled naisega? Ta on juba otsuse teinud. Selge. Ma ütles rohkem midagi. Kui kõvasti seda sööma vaata. Mul on mingid sõbrad ütlesid, et sa ei jõua seda käike siis kummata. Või see nii? Jõuad küll. Enne rallis ma siin suutsin haigeks jääda. Minu õigemini juba eelmise nädala lõpus hakkas siis haigus natukene kummitama. Alguses vaatasin, et saan natuke lahti sellest, aga läks ikkagi hullemaks ja enne siia Saaremaa tulekut siis läks veel hullemaks ja siin test ja legendi kirjutamine oli päris hull ja nohu oli päris suur. Et sellist keskendumist võitis päris palju ära. Aga täna on juba parem ja ma arvan, et järjest paremaks läheb see tervise poolega ka, et enesetunne on kõvasti parem ja selline keskendumisvõime on juba rohkem tagasi. Eks võib-olla katse ajal see nii palju nagu ei segagi, et eks see paned päris palju nagu enda adrenaliini nagu pealt, et pigem on probleem siis legendi kirjutamise ajal, kus siis on vaja sellist, kus sul adrenaliini nagu nii palju ei ole ja on vaja sellist keskendumist ja siis on see pigem nagu selline, tuleb unisus peale ja keskendumine ja võib-olla see nagu natukene hajub. Et see on pigem nagu keerulisem pool, et sõidu ajal on jah selline, on see adrenaliin nagu nii palju üleval, et Egon ütles, et täpselt déjà vu eelmise aastaga, et teevad kolmapäeva testi ja siis tuli Redbot ikka ette. Täpselt sama nagu eelmine aasta oli. See midagi ei saanud. Meil oli ka niimoodi, et tere teisipäeva testis, ma ütlesin, algselt oli kolmapäevaks ka, aga siis vaatasime, et saime juba teisipäeva mingit vihma asja kätte, et ei läinud. Ja oligi vist suhteliselt siuke punkt kõik. Ei, see oli päris hullult libel ja ega väga midagi ei saanudki, et tahtsime natuke näada, vaadata, kui seda seadet nagu siin, aga noh, ei saanud midagi väga. Ainike, mis kell meil minek on? 35 või? Mis meil kell on? 5 minti pärast. Okay. Selge, et Karl-Martin Volver on ülimalt kiire mees, kui see auto vastu peaks. Ja 4 viimast taas korda Saaremaal kahjuks ei ole pidanud. Tere teile ka. Karma ei taha üldse meelde tuletada, aga 4 viimast korda Saaremaal me nagu järgmisel päeval kohtunud poodiumil ei ole. Ma ei taha rääkida sellest. Sa ei taha rääkida sellest? Äsja võin su käest küsida. Võid ikka. Autogramm enneksid mulle. Muidugi. Kuhu? Saab ikka. Kui see nüüd traditsiooniks ei saa. Palun. Ja selleks sa tuled homme kohale ka. Ekstra pressuri peale, ma pean sellega terve lõpuni tulema. Oleme rääkinud ja vaatame, kas see püsib ka siin on. Igal juhul, super, teeme siit aplausi. Karl-Martin Volver ja Annika Sõna lähevad nüüd seda Saaremaa finišit püüdma, mida nad viimased 4 korda saanud ei ole. 40 kerge parem, 50, pime 2 miinus maha kivi. 70, lühike parem 5 kivi taha, 20, kivi vasak 3 pikka, kivi. 3 kivi, 40 parem 3 kivi. 30 6 miinus kiviga, 70 parem 1 pluss maha taha, pikka vasak 3 kivi. 70 kivi. Täpselt. Seada, täiesti mööda. Vasak 2 miinus maha, lõppkivi. Parem 3, sees tavale. 70. Lühike vasak puust ja lühike parem puust. Natuke sees 70 keerab, liik vasak 5 miinus pikk.
valmistab Jan Nõlvak, see on auto number 50 ja Driving style. Üldiselt esimene katse oli päris katastroof, et seade poolest läks natukene mööda ja teine aeg oli natukene, lootsime ise paremat, aga oli natuke kehem, kui ise lootsime. Üldiselt pildis ma arvan, et täitsa okei. Kaotuse mõttes ma arvan okei, et homme on põhipäev. Me teadsime, et esimene teine katse ei ole päris meie katse. Ei, selles suhtes, et tegelikult katse tuli väga hästi välja. Ma läksingi nii-öelda vaimselt ja mentaalselt olin selleks nagu valmistunud, et see katse hästi välja tuleks. Ja see tuli ka, õnnestus. Seadistus, mis me ninakatseks tegime auto juures muudatused, see väga hästi töötas. Põhimõtteliselt on suurem teema ongi vedrustuse teemaga, et auto oli väga alajuhitav. Pole kunagi nii alajuhitav olnud ja tundus küllaltki pehme. Aga ma arvan, minu suur pluss ongi see, et ma suudan sõita autoga ka siis, kui see autoseade ei ole perfektne minu jaoks, et ma suudan ümber kohaneda ja autot panna nii sõitma, nagu on vaja. Et eks see pole kõige kiirem viis, aga ralli ongi selline loominguline ja sa peadki kõikide asjade loominguliselt lähenema. Eks ma nii-öelda olen natuke nagu pildid nagu ära kadunud nende asjadega, aga eks ma ikka proovin nagu tagasi tulla ja seda asja ajadega nagu selliselt mittegi nii palju siis leidagi nagu siis võimalusi siis läbi enda siis nende teadmiste ja oskuste, mida ma saaksin teistele pakkuda ja siis sealt saada nagu häid diile ja siis läbi selle siis olla nagu rohkem selline reklaaminduse sellega nagu tegeleda, et siis pigem nagu see vanus võib-olla mängi nii palju rolli, et kui sa oled ikka kiire sõita ja teed head reklaami ja oled hea suhtleja, siis ma arvan, ei ole see vahet, kui vana sa oled, et ja muidugi tutvused, et täna tegelikult mida rohkem tutvusi on, seda rohkem sul tegelikult võimalusi on. Niisama võõri inimese juurde minna raha küsima pigem nagu on tänases maailmas mõttetu, võimatu, et jah, on neid juhuseid, aga jah, ühe võistluse eelarve meil täna laias laastus ainult võistluskulu on siis siuke 15 000 kandis, et sinna siis lisandub peale rallid, hooldused, sinna lähevad siis lisaks testid veel, oleneb palju sa teste teed ja kõik siuksed asjad või siis purustused, mis sul nii-öelda, mis sa tekitad ralli jooksul, et kuna meil enamus nagu tiimis olijad nii-öelda palka ja sellist rahaliselt tasutud nagu ei saa, et kõik teevadki nagu sellisest heast tahtes seda ja selles protsessis osalemise eest siis sealt pealt hoiame mingisuguseid nii-öelda finantsilisi asju kokku, et aga see ongi see, et siis me saame selle arvelt rohkem näiteks testida või siis vastavalt mingi varuosasid vahetada, teha, et eks see nii-öelda käib nagu kõik sellise eesmärgi nimel, et see ei ole see, et täna otsime raha kokku, et nüüd elame paremat elu, et see ei ole nagu see, et eks täna toetajate asjadega on pigem nagu keeruline, et eks me väga suures osas täna finantseerime seda nagu ise seda protsessi kõike. Aga ma arvan, et jah, uue aasta mõttes on meil mingisugused mõtted nagu on, et mis me nüüd peale Saaremaad siin nüüd 100% lukku lööme, eks me siis seda lähikuude jooksul siin nüüd otsustame ja näeme. Et meil on mingid mõtted nagu on, variandid on nagu laual, mida nagu teha, et ka ütleme, eks see aeg pressib nagu takka ja tuleb selle nimel kõvasti tööd teha, et midagi nagu järgmiseks hooajaks nagu kokku kindlasti panna. Tere hommikust, head inimesed! Rõõm tervitada teid 58. Saaremaa ralli teise võistluspäeva hommikul. 70, parem 6 hoia ja vasak, parem 6 miinus, 40 keerab, lühike parem 5 pluss ja vasak 6 miinus avaneb 120, lühike ja parem 5.
tempod juba, aga väiksed muudatused, aga üleüldiselt on enam-vähem. Stop. Kui juhtub avarii või jääd seisma, siis on OK-nupp, ehk siis ongi see, et kui sa jääd katse seisma, vaatad rehvi ükskõik mis on ja sa ei vaja abi, siis 30 sekundi jooksul peab vajutama OK-nuppi. Kui seda ei vajuta, on automaatselt SOS ja katse peatatakse. Kui on päriselt abi vaja, siis on kohe SOS nupp üles ja SOS siis läheb kunagi põlema ja siis saab juhtimiskeskus, siis kohe ralli juhtimiskeskus saab kohe teate, juba automaatselt katse peatatakse ja saadetakse siis päästekeskusse. Lühike paneb 6.20, lühike osa 6.80, osa 2 mahakivi. 80 osa 2 mahakivi. 150. Lühike osa 6 pluss 30, paneb 6 miinus pikk äkki libe sees. 40, tappaneb 4 sisse, 3 pluss kiire, 10 osa 20. Ja paneb 6. 300. Finish. Ma arvan, et tuli täitsa okeilt, et see viimase kuri natukene lasime pikaks, et tahtsime välja joonistada, aga natukene liiga palju, et valisime välja eurokraavi natukene, et sinna kaotasime aega. Et see oli päris loll otsus, sest et see oli kiire sirgele lõpule tulek, et sinna väljumisel kaotasime palju aega, aga ma arvan, et siin läks 2-3 sekundit vähemalt. Aga ei, ma arvan, üleüldine katse oli siuke, ma arvan, tagasihoidlik, täitsa viisakas, et mingisugused üleriiksed riske ei ole ja ma ei tea, võiks vaatame, tšekime aegasid ja ma arvan, et okei on. Ma arvan, et ma pean ise ka võib-olla veits hulluke olema, et ma sellega toime tuleksin. Päris palju on ütleme, niisugust rutiinset elu ei ole, et kõik päevad on erinevad kogu aeg. Hästi palju on erinevaid emotsioone ja niisugune aja planeerimine, kuidas jõuad, sest ka mul on oma asjad, et ma pean jooksma erinevate asjade vahel, mis on vahest väga kurnav, aga ma arvan, et kui me seda koos teeme ja mina aitan teda, tema aitab mind, siis ju kõik toimib. Tegelikult ütleme, Martin on juba maast madalast on ta sellise tehnika ja mootoritega ja on kokku puutunud, et ma arvan, et eks ta võib-olla see päris esimene pisik oli siis, kui ta oli päris ütleme veel mähkmetes, et mäletan, kui tulid külalised, siis ühesõnaga ta ei olnud kunagi vait ega rahul kuskilt, ta kogu aeg siblis ringi, kogu aeg ta jooksis, aga kui me panime murutraktori, panime enda laua kõrvale, siis mees istus õhtu aega, istus murutraktori peale ja vaikselt põrises seal oma ette, et kedagi ei jäärinud, kõik tegelesid oma asjadega, tema tegeles oma asjadega, pani käike sisse, tõmbas käike välja ja muidugi, eks ta, kui ta nüüd sirgus ja ma tegelesin ka mingi hetk off-road spordiga, et mul oli seal ühed head tuttavad ja korraldasime ju klaperjahti seal meie juures ja aitasime korraldada, tähendab. Ja eks ta on olnud seal UAS-iga, millega me seal algul alustasime, Nissan Terranoga tegime, et ta on kogu aeg tegelikult kõrval olnud seal. Ja ütleme niimoodi, et eks ta sealt on selle pisiku saanud, et ta on tegelikult kogu aeg selle tehnika kõrval olnud ja ütleme niimoodi, et näppe pidi juures, kuigi ema ütles, et parem oleks võinud oda visata, et oleks lihtsam olnud, aga nii ta kahjuks läks ja ütleme niimoodi, et tänaseks on ta läinud oma seda teed ja ta on leidnud selle hobi ja
ja noh, mingil määral ka hobi ja siis nagu ütleme sellise töö nagu üheskoos. Muidu lõpus ka. Sa andsid selle krempi ja... Annika. Sa andsid krempi ja... 50 vasak 4 pluss kivi. 30 parem 5 miinus kivi. 30 lühike vasak 5 kivi ja parem 5 miinus. 40 parem 5 miinus ja vasak 6 miinus pikk. Lühike parem 6. Ja parem 6. 300. Neljandale kohale kukkus viimase katsega ekipaaž Karl-Martin Volver ja Annika Sõna. Aga nad tulevad selle ralli lõpuni. Kui me eile nad siit teele saatsime, oli meil teadmine, et 4 viimast korda Saaremaal nad ei olnud lõpetanud, aga siit nad tulevad. Küll ilma autota esialgu, aga ikkagi finiš. No nii, Karl-Martin, võtame selle ralli kokku. 1,6 sekundit jäi lahutama poodiumist. Ma ütleks selle peale kurat. Ja ei, tegelikult oligi see, et eks ma peale katset, kui ma seda peale viimast katseda vaatasin, eks ma ikka natuke sabine oli sees, et vaatame, mis aeg sealt tuleb. Et eks meil see läbimine, ma ise lootsin natuke paremat aega, kuna tegelikult sõit oli küllaltki puhas, et ei olnud nagu sellised, ei jäänud nagu liiga palju varu kuskile, et eks ma nii-öelda sõitis sain aru, et natukene seadega on ikka pahasti, et ei saa nagu nii kõvasti presti, kui nagu tahaks ja suudaks. Aga ei, selles suhtes, et eks ma seda eks Annika nende kõrval seda EVRC-d ikkagi seal refreshis ja ootasime seda aega, et kui tuli uudis, et eks väike pettumus on ikka, et kui poodiumit välja kukkuda, eks see 4. koht on alati see kõige halvem koht, aga kes on nii-öelda esimene poodiumit väljas, aga ei, selles suhtes, et ma arvan, et see ei morjenda mind, et see annabki nii-öelda seda, et tuleb järgmine aasta tagasi tulla ja uus lahing maha pidada. Et meie jaoks, ma arvan, see on juba väga hea, et me selle Saaremaa nii-öelda lõpetasime, 4-kulise autoga esimene lõpetamine, et see on juba saavutus.